Kui sa tahad ahistamist kogeda, mine Euroopasse. Kui oled naine ja tahad, et sind tänaval taga aetakse, siis mine Euroopasse. Kui sa tahad olla keegi, kes ei saa tänaval kõndida ilma, et keegi sulle järele tuleks ja sind surmani ehmataks, siis mine Euroopasse, sest see videomaterjal on uskumatu. Ma otsisin videosid, kus naisi ahistatakse ja mõtlesin endamisi, et neid võib olla raske leida. Kahjuks leidsin ma ühe kiire otsinguga kümneid videoid, kus tüdrukud lihtsalt kõnnivad tänaval. Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, üle kogu Euroopa. Ja inimesed, ja kui ma ütlen inimesed, siis ma mõtlen immigrante, jälitavad neid ja hirmutavad nad poolsurnuks. Ma ei suuda taluda seda, mis toimub. Sest sul peaks olema õigus tänaval kõndida ilma oma elu pärast kartmata. Olge valmis, sest te hakkate vihastama, nagu mina. Tere tulemast saatesse The Pushback muide. Mina olen Meira Ka, teie saatejuht. Kindlasti vajutage tellimisnuppu. Ma olen pahane. Kui keegi veel arvab, et tüdrukutel on ohutu joosta, siis ma just jooksin mööda mehest, kellel oli oma asi väljas. Vabandust, kui mu pere seda kuulab. Ta vaatas mind terve tee jooksul otsa. Ja ma sain sellest aru alles viimasel hetkel. Me ei mõtle seda välja. See tegelikult toimubki. Ma mõtlen, kui sa tahad minna jooksma ja ma ei tea, vaadata ilusat vaatepilti mehest, kes võtab oma välja ja teeb midagi, siis minge Euroopasse, kallid. Kuulame veel ühte neist. Okei, ma ei arvanud, et ma kunagi midagi sellist filmin, aga põhimõtteliselt pole tegelikult midagi juhtunud. Aga ma lihtsalt jalutasin Londonis ringi ja elan üsna rahvarohkes piirkonnas ühe peatänava lähedal. Ja alguses märkasin, et üks tüüp oli nagu teisel pool teed, liikus samas suunas ja samas tempos nagu mina. Mul olid kõrvaklapid peas, lihtsalt nautisin oma jalutuskäiku. Siis ma läksin üle tee tema poole. Ta oli ilmselt umbes 40 jardi kaugusel, aga siis märkasin, et ta ikka veel järgnes mulle. Nii et ma läksin Apple'i poodi, et lihtsalt natukeseks tema eest põgeneda. Ja siis ma läksin natuke sügavamale poodi, sest ma ei tahtnud, et ta mind kohe näeks. Ja siis ma vaatasin ukse poole ja ta tuli poodi sisse. Ning ta vaatas niimoodi ringi ja ma asetasin end posti taha ja liikusin aeglaselt väljapääsu poole, samal ajal kui tema sisse kõndis. Põhimõtteliselt ma ei jooksnud poest välja, aga kõndisin väga kiiresti poest välja. Ületasin tee nii kiiresti kui võimalik ja läksin tagasi selle suunas, kus ma tulin. Poisid, peatame korraks. Kas keegi teist või mõni naine, kes seda vaatab, on olnud sellises olukorras? Kui sa pole olnud olukorras, kus keegi sind ebamugavalt igale poole jälitab, siis see on õudne. Aga oletame korraks, et sa pole olnud. Kas sa tead mõnda tüdrukut, kellest sa hoolid? Kas sul on tütar, keda sa eriti hindad? Abikaasad, tüdruksõbrad, emad, kes kõnnivad Londoni tänavatel. Kujuta ette, et mees otsustab teda jälgima hakata ja tal silma peal hoida. Ja ta üritab eemale hoida. Ta läheb poodi, ta püüab eemalduda ja mees järgneb talle. Ma tahan, et sa tunneksid, kuidas su veri keema läheb, sest see pole ainult tema lugu. See on miljonite inimeste lugu, kes kogevad selliseid olukordi ja kelle heaks ei tehta midagi. Nii et las veri keeb. Ja ma olen iga sekund üle üla vaadanud, veendudes, et ta ei jälita mind. Pöörates igas suunas, et ta ei teaks, kus ma olen. Ja see ongi kogu lugu, aga naisena on nii oluline olla kogu aeg tähelepanelik. Ja ma ei ole tundnud end Londonis elades ebaturvaliselt kuni tänaseni. Ja see on tõesti hirmutav. Mitte, et midagi poleks juhtunud, sest see jama juhtus ju. See tüdruk on tõeline õnnesoosik, et temaga midagi ei juhtunud. Õnnelik, sest vaata, mida teised tüdrukud peavad läbi elama, eks. Päris videod sellest, kuidas neid jälitatakse ja jälgitakse. Ma ei usu. Järgmise. Paari aasta jooksul. Ma arvan, et meil õnnestub see paari aasta jooksul ära teha. Poisid jüllitavad teda selles videos. Yeah! Ma lähen koju. Ei. Tule nüüd, mida sa ütlesid? Jah, tule nüüd, me hakkame suudlema, seda ma kuulsin. Seda tüdrukut ahistatakse selles videos.
me oleme kohal 5 minuti pärast. Tere, kuidas sul läheb? Jah, oled või? Ja sina, mina, vallaline, tore ja Snapchat. Tahad mu Snapchati? Kas sa saad natuke prantsuse keelest aru? Jah. Olen moslem, tore, vallaline. Sina, väga ilus. Jah. Ma ei taha olla tüütu, aga mind see eriti ei huvita. Ei, snap, ema. Helista mulle öösel kell 23. Nii et see tüüp tuleb tema juurde põhimõtteliselt ütleb, et ma tegelikult ei ela siin, sest ilmselgelt ei ela siin. Ma olen moslem, ma arvan, et sa oled ilus, anna mulle oma andmed. Ja ta ütleb, et ma tegelikult ei taha. Ei, anna mulle oma andmed. Praegu on see lihtsalt viisakas vestlus õõvastava tüübiga, kes on teda viimased 5 minutit jälitanud, nagu ta ütleb, aga ta ei lase tal ei öelda ega ära minna. Ta ütleb, ei, anna mulle need andmed. Kujuta nüüd ette, et oled see tüdruk, sest ma ei näe siin kedagi teist. Ja siin on see suur tüüp, kes ütleb mulle, anna mulle oma andmed. Mis sa arvad, kuidas see tüdruk end praegu tunneb? Mille jaoks? Tule minu koju, vaata kella. Ei, vabandust. Ei, palun, Snap, tore mina. Sa näed väga kena välja, ma ei saa vastupidist öelda. Täiesti hull, et ta ei jookse minema. Aga jälle, mis siis, kui tema otsustab talle järele joosta? Ta ei suuda temast kiiremini joosta. Aga ma pole vaba! Jah? Mina ka mitte. Ma olen moslem, agent kodus, televiisor kodus, vaata öösel. Mulle meeldivad väga valged naised. Okei, jah. Mina, must, valge, kodus, vaatame telekat. Hea. Ei, aga pole vaja, ma ei ole eriti huvitatud. Palun, proua. Ei, tõesti. Hää. Head päeva. Snap, ei. Mis su nimi on? Mina, valaline, kena, okei. Pole vaja, ma ei ole huvitatud, vabandust. Ei, okei, no aitäh, head päeva. Tal on nii pööraselt vedanud, et see niimoodi lõppes. Tal on nii uskumatult vedanud, sest enamik inimesi, mitte enamik, aga paljud inimesed ei saa sellist lõppu, kus nad saavad selle lihtsalt üles filmida ja salvestada ning ta lihtsalt kõnnib minema. Muide, see, et ta oli kaamera ees kohmakas, mille peale sa mõtled, et mida ta teeb. See võis olla asi, mis ta päästis, sest tema nägu oli väga selgelt dokumenteeritud ja ta tegi selle väga selgeks, mis on päris nutikas. Tõesti, ma pole kunagi Pariisis täiesti üksi olnud. Ma olen jaamas täiesti üksi, Gardu Nordis. Ja tõesti, see on kohutav, mind ülitatakse iga 5 minuti tagant. Isegi üks naine tuli minu juurde ja ütles, et nihuta oma kotti, palun. Ja ma mõtlen, miks ma peaksin oma kotti nihutama? Ja ta ütleb, et sellel on pissi peal. Ja üks kodutu mees oli mu koti peale pissinud. Ma ei tea, ma olen täiesti üksi ja värki. Mind on ka parmuks sõimatud. Iga 2 minuti tagant küsitakse mult raha. Tõesti, ma olen täiesti läbi. See ajab mind hulluks. Ma tahan koju minna. Ma loodan, et see lillede üritus on seda väärt. Teine lugu. Teeme veel ühe. Naisena ehituses töötamine, sest ma ütlen sulle ausalt, nad kohtlevad sind täiesti jubedalt. Kui siia tuleb inimesi riikides, kus naisi ei austata, naistel ei lubata rääkida, naistel ei lubata neid töid teha. Hetkel, kui nad Ühendkuningriigi pinnale jõuavad, ei muuda nad lihtsalt järsku meelt ega hakka naiste vastu viisakaks. Näiteks töötab värava juures 4 inimest. 3 on välismaalased, 1 on Briti mees. Briti mees on ainus, kes viitsib vaadata paberit ja kutsuda mind nimepidi. Teised on öelnud lihtsalt, kuule tüdruk, või teinud klõps, et mu tähelepanu saada. Ma töötan nendega koos, aga nad ei kuula ühtegi mu sõna. Ma võiksin sama hästi rääkida telliskivi seinaga. Aga see ei käi välismaal pärit naiste kohta. See ei käi Saksamaal pärit meeste ega Lõuna-Aafrika mehe kohta. See on 3. maailma riikidest pärit mehed. Ausalt öeldes ajab see mind hulluks. Ma tahan lihtsalt siia tulla, oma tööd teha ja olla ümbritsevate inimeste poolt austatud. Aga ma ei saa seda ja ma ei saa neid ka selle eest korrale kutsuda, sest nad pööravad selle kohe ümber ja nimetavad mind rassistiks. Muidugi, vaata, sind nimetatakse rassistiks, sest sa oledki rassist. Siin on veel materjali. Naine, kes leidis endale hea mehe, sina oled sündinud tänavan. Sa otsid meie põlvkonda. Kas sa saad selle jätta? Sa hakkad neist värdjatest tema jaoks fusiooni valmistama. Ma räägin Jumala nimel.
Name of God. ma räägin Jumala nimel, et saaksin sind tänaval veelgi rohkem ahistada. Kas sul on see? Ei, oota, armastan sind, aga see siin on hea. See on Litsile. Lits Strata jaoks. Me saame kõike teha. Kõike. Ma ei taha pilti teha, ma ei taha teha, vabandust. aga sa puudutad mind ja ma ei taha seda. ja nii, et kui sa tahad, et su tüdrukud kogeksid neid asju, siis mine Euroopasse. kui sa tahad, et sind ahistataks, kui sa tahad, et sind rünnataks, kui sa tahad end ebaturvaliselt tunda, siis mine Euroopasse. Aitäh, et pöörasid sellele teemale tähelepanu.